Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 27 võeti hästi vastu ja samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame siis tehnokraatlike teemadega. Nii et täna siis küsiks... Ka Net-Zero liit on lagunemas pankade tegevuse tõttu. Kas süsihappegaas CO2 on hoopis taimedele väetiseks? Kas Saksamaa raiskab suuri rahasummasid kliimaabile? Palun, Andres. Tervist ja mõistust. Ja vaadake tänasest päevast, nagu see number ka oli 20, mis selle number oli 8, liidame kokku. Saame 10 ehk on nagu alustuseks 1 number. Ja alustame tänasest päevast ära, muidu oli tühi ruum, oli taga kogu aeg istusime seal ja räägin tühjusest. Aga nüüd on, näete, hunnik raamatuid ja 2 pilti ka. Ja pildid vaadake ise luubiga või millega ära, kui tekib küsimusi. Aga ma ütlen ära, näete, üks on Dmitri Mendelejevi oma, kes suri 1907. Tema see ainuõigus ja Jaan Järvik, meie professor, emeriitprofessor, kes on ka juba päris vanas eas, on teine, kus on all laud. Ja näete, lihtne on eeter maailmas. Me elame ehk enermass, esimene näete, loen ette, on aine, et mass, üleval Mendelejev pani paremini ta paika, siis teine on jõud. Keskel on Jumal või on universum ja all on vaim. Ja vaimu ma kogu aeg katsun teil pähe taguda, ma saan õiendada, mis sul mõistuse ja tarkusega teha on. Ja ma arvan, et peaks neid tarkuse ja mõistuse saateid rohkem tulema igalt poolt välja, sest me oleme niivõrd sellest vaimust, mõistusest lahti ühendanud, et energia ja mass on kuidagi oma pead ja jooksevad ühest nurgast teise ja kui nad on segamini, siis nad ei tea, mis teevad, on ta deaktiveerunud või aktiveerunud, valesti jooksevad ja põrkuvad imelikult kokku, sellest võib see Jaan Järvik rääkida ja Mendelejevist. See oli sissejuhatus. Nii et kui tekib huvi, küsige edasi ja kui vaja, võib-olla peab ka pikemalt sellest asjast tegema ära, sest väike meenutus ka, Mendelejevi tabel, kui tuli välja, see oli ainult üks kord 1906 või 7 enne tema surma oli 2 esimest rida, kus olid kergemad asjad nagu vesinik, ta nägi ette, aga need kustutati ära ja nüüd juba teadlased räägivad, et ikka on olemas, nagu heleenium ja radoon ja argoon, need on ju kergemad. Ja nende tagajärjel täituvadki need tühjaks pumbatud kütuse mahutid maa sees, nagu öeldakse, et me oleme seal kõik ära teinud. Nii et vaadake eespool Tehnokraadi saadet, oli Koola suur puurimine, kuidas see värgid need täidavad. Vot see ongi siis see pool. Nii, ja lähme siis slaidide juurde nüüd. Ja vaadake need alguse pildid ja mis siin kõik meil see suur rohehullus on toimunud. Näete ise, mis siin toimub meil selle olukorraga siin. Ja näete, suured sõnad, mis siin 10-20 aastat oli ju Net-Zero, peame saama nulli ja nii edasi. Ja vaadake, mis nüüd toimub. Pangad tõmbavad pistikud pesast välja. Näete, pankadel on ka elektri poole peal ka see pistik, aga nad ei võta rahavoogusid maha, vaadake hästi ütlevad.
ja no võtame siis koos läbi, on parem lihtsalt. Üha rohkem panku lahkub Net Zero Banking alliansist. Põhjus on lihtne, rohelised investeeringud lihtsalt ei anna tulu. Näete, kui ikka Greta Thunberg ütleb, et tulu tuleb nagu kolin, siis ja ta on seal Helsingis veel ka ülikoolis seina peal, siis mõtelge, kas see on nüüd mõistlik tegu või mitte. Seda ei saa aktsionäridele maha müüa. Roheline suurushullustus kägistab mitte ainult reaalmajandust, vaid ka pankade bilansse. Nüüd on see läbi. Mõelge, inimesed. Oli vaid aja küsimus, millal mull lõhkeb. Samal ajal kui poliitikud, vabaühendused ja jõukad aktivistid on aastaid rääkinud muinasjuttu, et roheline üleminek mitte ainult ei päästa kliimat, no vaadake, kliimat päästma minna on kõige parem, inimesi peab sealt päästma, vaid valmistab ka majandust ette uueks kuldajastuks. On pangad juba ammu välja arvutanud, mis juhtub ja enne imet. Niinimetatud Net Zero Banking allianss on kokku varisenud. Teete kodulehekülje lahti, siis näete, mis seal otse selle sinise all kirjutatakse. Paljad numbrid ei räägi lihtsalt kogu lugu. Seda absurdi tuleb arvesse võtta, pangad peaksid avaldama klientidele survet, et nad alustaksid kulukaid, riskantseid ja kahjumlikke tegevus rohepöördeks väljumiseks. Vaadake pankadega, nagu meil on ju räägitud, pank ja inimene saab pankrotti minna, aga riigid millegipärast ei lähe pankrotti, tal võib olla suured kahjumid, ta on seal peal, ei midagi ei juhtu. Vot see on natuke imelik jälle matemaatilise poole peal või füüsika ja loodusnähtuse pool. Kui mul on ikka kõhuhäda on mul, siis tähendab teisel suuremal kõhupoisil ei ole seda häda või ma ei tea. Seda absurdi tuleb arvesse võtta, pangad peaks avaldama survet, nii. Naftakompaniid, näete, nüüd ütleb ära nagu British Petroleum, BR ja Shell, mis olid mõnda aega sattunud netohullheite. Vaadake, me siin ei ole pööre, vaid heide on ka selline väljaheide hullusesse. Sai kiiresti aru, et nad tulistavad oma kliimaeesmärkidega iseendale jalga. Tulemus on selge. Tuule- ja päikeseenergiaplaanidest loobumine ning naasmine nafta ja gaasi juurde, kuhu raha tuleb, liigub. Pangad on lihtsalt lõpetanud silmade kinni pigistamise tõsiasja eest, et need projektid kukuvad kokku. Läheme edasi. Isegi sellises riikides nagu Suurbritannia, kus valitsus on aastaid rohelises hulluse küüsis olnud, on seaduslünki, mis võimaldavad lepinguid riiklite huvide nimel tühistada. Vaadake, siin on väga oluline koht. Meil ei ole nagu neid seaduselünki, meil ei ole nagu põhiseadust või midagi sees, millele toetuda. Mõelge nüüd poliitikud ja mõelge inimesed. Näete, inglased ka otsivad praegu seaduselünki, paberil on kirjutatud küll ette 1, aga kui lünk on, siis saab ju tühistada rohepööret või mingit lolli automaksu või midagi ja nii edasi, kui võetakse ära ja siin oli nagu jutuks ka, et 10. või millal see käima läheb, see, et ei tohi enam demonstratsioone ja kogunemisi teha, et see võib-olla on paha. Mõelge siis ise, kas laulupidu ei või selle samase seaduse pügala alla minna, kus inimesed kogunevad suures hulgas. Kas nad laulavad, kõnnivad mööda tänavaid, panevad liiklust kinni või võib need ka laiali ajada veekahuritega või kuidas te ise mõtlete, kui tulevad lollused sisse. Meil ju oli see, tulete ka meelde 2 kraanikausi teooria, mis oli pärast tuli välja, et oli soovituslik, mitte keegi ei ole, vaadati, kuidas lollid ikka ilusti sellega hakkama saavad. Nii näete,
käisi sõnum, hädaolukorras ei ole miljardite eurode suurused rahastamiskohustused järsku enam paberit väärt, millele need on kirjutatud. Nad saavad minema visata, kui on seaduslünk sees. Otsige poisid, valige enda seast ikka targad poisid, kes lugeda oskavad, aga mitte need, kes ainult terve eluaeg on toonud neid, kandnud seda kohvitassi laua peale ja vihmavarju hoidnud, millel on peale kirjutatud NATO näiteks. Pankade jaoks, kes peavad riski ja tulu kaaluma, on see lihtne võrrand. Hoiduge eemale tööstusharust, mis eksisteerib ainult seni, kuni see maksumaksjat lüpsatakse. No, kui teeb nii nagu maksumaksjad ära kaote või ära lahkute või lähete kuhugile võõrale poolele üle, kus teist peetakse lugu, siis see on otsas, seda ei ole ju. See on veel ajastu vaim, näete siin vaim on eespool, me rääkisime vaimust, sellest kolmest vaim ongi mõistus tegelikult. Ja näete, see UK ehk on Ameerika Ühendriikide reform, UK, mis reformaatorid, mis on praegu küsitluses õitsengul, on juba teatanud, et kaotab kõik rohelused, toetused kohe, kui võimule tuleb või jääb. Meil on ju reformerid praegult ka võimul. Kas nad on midagi sellist asja rääkinud? Mõtelge. See on teile kodune ülesanne, kuidas välja tulete, sest ma arvan, et välja tulete ükskõik igat pidi selle looga, sellepärast koolis enam lapsi ei hinnata. Nii et võite öelda ükskõik, mida selle kohta arvutate numbrid välja, aga kui hindeid ei panta, siis on kõik vastused õiged. Ja netonull on finantsmaailmas lõppemas, sest reaalmajanduses on see juba osutunud täielikuks läbikukkumiseks. Kui rohelised projektid ei ole kasumlikud vaatamata toetustele, maksusoodustusele ja muudele valitsuse meetmetele, mille eesmärk on kunstlikult tõsta süsivesinike hinda lisamaksude, erimaksude abil, kuidas asjad tulevikus siis jätkuvad. Nende küsimus on ka kohe olemas sees. Nii et mõelge ise, vastake kuidas tahate selle küsimusele, hindeid ei panta. Teine küsimus oli, kas süsihappegaas CO2 on hoopis taimedele väetiseks. Mina olen kogu aeg koolis käinud, et mida rohkem süsihappegaasi, seda lopsakam taimestik. Neid on võetud juba vanal, ütleme, sellel ajal ka juba välja, kui olid Inglismaa tööstusrevolutsioonid, esimesed rohepöörded, nõnda nimet tööstusrevolutsioon ja õhku laskmised või need on revolutsioon. Ja vaadake, kui oli palju tossavaid korstnaid, seal tuli muidugi väävlit ja muud kraami ka, aga olid sellised tihedad, paksud metsad, nii et karupoistel oli kusagil elada, inimestel oli seenel käia, marjul käia, kõiki oli loomi, linde ja kõik. Aga nüüd ei ole, on kõik see CO2 ära likvideeritud, näete, ei kasva kõrbes taime, muutuvad kõrbed. Ja näete siin, nad nüüd uuesti teevad ka sellise järelduse, et roheline ime kliima kokkuvärimise asemel Amazon lükkab apokalüptikud ümber. Praeguseks peaks olema laialdaselt teada, et CO2 toimib taimede väetisena, need praeguseks. On kogu aeg olnud nii aastatuhandeid, kuidas see inimene siin elas, põllumajandusega tegeles, kui tulid siin 1800 suured tehased, Londoni ümbrused olid pargid ja kõik olid täis taimi. Üle 3 aastakümne on näete Amazonase jõgi Brasiilias. Piirkonnast on kogutud andmed kinnitavad seda mõju taaskord. Vihmamets praktiliselt õitseb, kliimapoliitikute paanika on selgelt kohatu. Kliimapoliitikud on meile aastakümneid rääkinud, et Amazonase vihmamets on kuivamise äärel ja muutuvad stepiks. Ökoloogiline ajapomm, murdepunkt, peatselt tekib kõrv. See on leviv narratiiv. Vaadake, meil tehakse ka siin kunstlikult sohusid,
ei lasta veel kuhugile ära, truubid, maanteed on, ei lase veel liikuda, et nad soostuksid, aga mõelge, kui tuleb kõva vihmaperiood, sajab siin päev otsa, siis see külavahetee on vee all, tal ei ole kuhugile minna. Nüüd näitab ajakirjas Nature Plants avaldatud ulatuslik uuring pealkirjaga Puude suuruse suurenemine Amazonases. Näete, puud lähevad jämedamaks ja kõrgemaks, et toimub täpselt vastupidine. Amazonase puud kasvavad tugevamaks kui kunagi varem ja mitte vaatamata atmosfääri saarenud SO2 sisaldusele, vaid just tänu sellele, et CO2 on ulgem. No näete, siin ütleb ilusti ära. Ligi 100 teadlast, no vot neid ma loen teadlasteks, keda võiks nagu ära märkida ja Helsingi ülikooli seinale panna. Üks meil seal on, nagu me teame, kes koolis ei käinud, istus Rootsis, seal Rootsi tütarlaps. Ma ei hakka nime ütlema, ehk mõtlete välja. Enam kui 60 ülikoolist on 30 aasta jooksul uurinud enam kui 180 puutumatut metsaala. Tulemus, palun, puude keskmine rinnaspindala ehk läbilõige on suurenenud tubli 30% võrra. Kui ta juba jämedamaks läheb, koor ja kõik sees kasvab, ta hea meelega tahaks süsihappegaasi. Poisid, andke ka rohkem, ma teen teile puid rohkem. See ei ole marginaalne nähtus, vaid kogu süsteemi hõlmav areng, alates väikesest seemikust kuni hiiglasliku džungli hiiglasteni saavad sellest kasu kõik. Metsad muutuvad tihedamaks, tugevamaks ja vastupidavamaks. Näete, ilusti läheb. Ja see purustab terve katastroofi narratiivi. No teate küll, narratiivi on hea mõte, teeme pulli, poisid, aga siin vaatavad siin nagu naljamehed mellavad, raha saaks, võtame raha sellelt ära, ütleme mingi rohepööre, järgmine tuleb sinipööre või kollane ja aastakümneid väideti, et suured puud on kõige haavatavamad ja need hakkavad kohe surema ära, mädanema ja ära. Aga vaadake, mina olen ka vanem mees, kas ma nii ruttu ära mädanen, ära suren, proovin ikka teile midagi ajude vahele pressida. Paraku toimib vastupidine, just kõige suuremad puud, mis seovad kõige rohkem süsinikku, kasvavad kõige rohkem. Nad on ahned ka veel, mida suurem oled ja mõtelgi inimese juurest ka, kui ta on suur poiss, ma Kroonus olin, Nõukogude Kroonus, kui ta oli üle 190 sendi pikk, ligi 2 meetri, nüüd ta sai 2 portsu süüa. Kadedad olid siis, aga siis ühele anti ette, ühele usbekile, kes oli natukene üle meetri, ütles, söö nüüd see 2 portsu ära seda putru. Siis ta oli seal pudrukausis kinni ja tal topiti see pähe, et ära teinekord küsi sellist lolli küsimust. Kui sa ei söö, siis ära õienda. Tehti kohe füüsiline noomitus enam kõigi nähes ja mitte keegi enam ei tundnud selle 1-2 mehe pärast kadedust. Lihtne kasvatusmeetod, hinnati poisile ära ja tänapäeval ei tohi niimoodi teha, see teeb hingatrauma või kuidagi niimoodi, ta läheb, hakkab narkotsi tarvitama kohe, kui talle tehakse haiget või midagi, ta läheb kohe neelab niiskest huvitavat asja, aga kõvad mehed need ei ole, sest see lõhub tervist. Nii, ja näete, et siin ei piirdu see asi ainult Amazonase vihmamets, mida öeldi, et sellest jätte ilma poisid, siis maakeran, aga tema on kõige suurem. Aga näete, Siberi metsadest räägi keegi, Leena ja Muurid ja mis seal kõik need hobijõed jooksevad. Näete, aastaid tagasi näitas NASA ulatuslik satelliidianalüüs need, et maa tervikana on muutunud rohelisemaks hoopis. Aastatel 1982 kuni 2015 kasvas globaalne lehtede pindala Amazonases enda suuruse ala võrra. Näete, ta ise ei ole vaja soit teha midagi, puuladvad lähevad hästi suureks, poisid andke kraami ja selle tagajärjel tuleb meile hapnikku ju sealt, kui ta seda rohelist teeb, seda rohepööret tegelikult, tema teeb seal rohepööret, see taim.
nii, selle peamine põhjus on, et atmosfääris on rohkem CO2, mis stimuleerib taimede ainevahetust. Suu ja teine metauuring, suu on, näete kindlasti Hiina poiss, ei hakata ütlema, võib-olla arvate ise, mis avaldati ajakirjas Natura Climate Change pealkirjaga Maa rohelisemaks muutumine ja selle mõjurid. Kinnitas samuti, üle veerandi globaalsest taimestiku kasvust võib otseselt seostada süsinikuoksiidi väetava mõjuga. Need väetiseks muutub hoopis. Metsad õitsevad sama suurepäraselt Aafrikas, Indias, Hiinas. Nüüd mõelge, mis võib toimuda, kui paneme mingi korstnaga tehase, ma arvan, Trumbil on sellised mõtted juba peal seal, et paneb uuesti käima, ta on siin uudistes juba ajas seal mingi 800 või palju neid kindralid kokku ja et Ameerika tugevaks teha ja saatis ära, oli uudis ka Texase sõjaväeosad juba Arizonasesse, seal kus see kuritegevus ja neegrid ja muidu mehed, ma ei ütle siin rassi kohta mitte midagi, lihtsalt kuna Hispaaniasse lähen ka, küsitakse, millist veini tahad, siis ma küsin negro veini, no siis see on hispaania keeles tume vein. No, ja kas siis ma kedagi solvan, nii et võtke kuidas tahate seda olukorda. Ja vot praegu ameeriklane teebki, paneb siis samasse Detroitit, Chicagod, Arizonas, et tööstuse uuesti püsti. Ja keda ta toob sinna, arvake ära. Aga ma võin teile ette ütelda, sest Saksamaal lähevad keemiatööstused, autotööstused, kõik asjad lähevad kinni, nii et tulevad sinna Saksa poisid oma Mercedes-Benzi ja kõigi asjadega ära ja teevad jälle tööstuse korda ja sõidame jälle Saksa autodega, mis on tehtud Ameerikas, laevaga saab seda siia tulla ja Euroopa on siin kubise poolt teistest poistest, siin käivad ringi ja lasevad tänavanurka ja teevad asju. No vot, see on lihtne, näete ise, kui natukene vaatate seda üleval mu kõrval pilte, kus on mõistus, näete, aine energia on ära tuua vaja ja vaim ongi, tarkus läheb sinna ja nad teevad korda. Ja siin ei ole midagi teha, mingit sõda ega sellega ei ole. Ise lõhuvad Euroopa. No kinnitas samuti, läksin korraks välja, näete, siin oli metsad õitsevad niisama hästi Aafrikas, Indias ja Hiinas, näete, seal on liiga palju rahvast, ju nad siis teevad seal tööd ka ja Hiinas ka tossavad, näete, siin ta ei ütle ja Aafrika samuti, Lõuna-Aafrika ja tööstus areneb seal abikätega. Ometi kuuleb peavoolumeedias sellest kõigest ülivähe. Nii et poisid, mõelge, rääkige oma ette, lugege natukene, toetate ka minu mõtteid, kuigi nad on solvavad mõtted, kui ma soovin teile mõistust ja tarkust. Aga nüüd on vähemaks jäänud neid vastuseid. Mõni tuleb, ütleb, et kuule, seltsimees, sa räägid õigust. Mäletate, film oli Viini postmark, nii et sellest on ka kasu. Need on ainukene, mis loeb, on lõputu narratiiv surevast planeedist ja asjaolu, et kuri CO2 muudab samaaegselt ellujäämise maailma vaesemates piirkondades miljonite inimeste jõuks parema saagi suurema taimestiku kaudu lihtsamast ignoreeritakse. Nende vastus oli vaesemad piirkonnad, nendel on nüüd kõht rohkem täis kui meil Euroopas ja meil on, näete, siin ka piirkond praegu päris roheline, aga et seda vähendada, siis on vaja kõik sead, mis siin elavad, maha lüüa. Ma ei hakka ütlema, millised sead, aga võiks kõik sead maha lüüa, siis oleks korras või kuidas teie arvate, suure tähega sead ja väikse tähega. Nii, lähme siis lihtsalt edasi ja näete, CO2 huvitab ehk paljuseid, sellepärast elektrist ei ole mina aru saanud, mis see on ja ka Mendelejev ja Järvik ka ei ole saanud, kui me neid kolme asja hakkame vaatama, mis see on.
ja näete, kuid selle väänamine narratiiviks metsa CO2 põhjustatud enesehävitamiseks on lihtsalt intellektuaalne manipuleerimine. näete, intellektuaalne on lollitamine, ütleme ära, siin on öeldud manipulatsioon, tark inimene tuleb lolliks teha, aga targal ei hakka lollus külge, ta naerab ja läheb minema, aga kui ei ole sul seda aluspõhja saadud koolis, siis saab sinuga igasuguseid trikke teha, hulluks ajada ja nii edasi. Uued andmed näitavad seda, mida ausad teadlased on aastaid täheldanud. Maa ei ole habras kaardimajake, mis järgmise tuuleiiliga kokku variseb. Ma ei pannud teda punaseks, saate ise näha. Kaardimajakene tuleb ju arvutimängudes põhiliselt ja seal tuleb pätipoiss, näitab, et mingi vale oli, ta lööb laua ümber, kõik kaardid on põrandal, olid seal kõik õiged või valed. Ja näed, see on väga dünaamiline ja kohanemisvõimeline süsteem, CO2, mida paanikatööstus müüb kliimatapjana, osutub mõõtmistes elujõu allikaks. Paanika asemel on seega põhjust rahuks ja võib-olla isegi tänulikkuseks, kuid meile rahu ei too kaasa teadusuuringute rahastamist. Näete, raha ei anta, see, kes tõde räägib ja meie saadegi, vaadake, kui suured miljonid tulevad ja selliste ise tehtud huvi käsitöö raadioteks, nimetan, nagu mina olen ka siin käsitööline sees. Aga mul nupp veel nokib, aga massimeediale näitad rahapakki, ta paneb, ei tea, suu soojaks kas või seda tagumise tagant tulevat sooja võib ta ka lasta välja, nii igatpidi. Ja siis kirjutada, et see oligi tõde, mis altpoolt istmikust tuli. Ja CO2 maksega uut kliimabürokraatiat. Seetõttu on selliste uuringute ülesanne meile meelde tuletada, et loodus on keerulisem, võimsam ja metsikum, kui apokalüptikute arvutimudelid eales kujutada suudavad. Võib-olla ongi see tõeline kriis, mitte kliimakriis, vaid teaduse usaldusväärsuse kriis, mis on end globaliseerunud poliitika hääletoraks alandanud. Näete, saite nüüd teada CO2-st ilusti. Ja kolmas küsimus meil oli ju, kas on midagi sellist huvitavat olnud? See küsimus oli, kas Saksamaa raiskab suuri rahasummasid kliimaabile. Jälle uudistes on sees, näete, selline. Samal ajal kui kartellierakonnad suruvad Saksamaa majanduse ja pensionäridele ja tervemajanduse põhja, mõelgi, kas meil on ka kartellierakondi siin, valimised tulevad, siis tulevad järgmised valimised eraldi. Vanasti, ma ütlen 30 aastat tagasi, kui tekkisid ärimehed, siis oli ärimehel lihtsalt, oli 5 erakonda, igale ühele annetas ühesuguse summa ja kui tuli see ära, ta tahtis ühendada neid sellega. On minu mõte, sest siis tema sõna ka kuulati seal, aga nüüd on igal ühel, ei tea, kust ta tuleb sealt kliimast või tuleb ta rohepöörajatelt või tuleb sealt, ei tea, ADF-i, PAHF-i või ükskõik milliste tähtede kombinatsiooni juures eraldi ja keegi ei tea, ei pea ka midagi tegema ja tehti nüüd ära need MTÜ-d, mis ei ole üldse majandusmudeli süsteemis, ta ongi lihtsalt nagu ma ei tea, mis asi on. Ise mõelge, kas sellisega saab majandust pühti panna, kui näiteks teha British Petroleum või Shell MTÜ-ks. Tal ei ole aktsiaselts, tal ei ole mingit majanduslikku kasu, müüb, võtab nii palju seda summat ära, ei ole kaua elaks või oleks, võib-olla elaks paremini. No mõelge. Ja samal ajal, kui kartelli suruvad Saksa majanduse põhja ja pensionäril ning tervishoiusüsteemidele väidetavalt raha ei jää, natuke ikka jääb.
raisatakse miljardid maksumaksjad dollarid rahvusvahelisele kliimaabile. No kliimat ei saa abistada, ilma saab abistada, näiteks kõige lihtsam abi on, kui talvel on külm, panete kasuka endale selga, see on teie kehale otsene abi, aga kliimale te ei saa kuidagi abi olla, ta tuiskab ikka, proovige mõelda nii. Aga järsku panete kasuka hoopis lumememmele seal õues selga ja te ka ei külmeta sealt. Roheline hullus jätkub konservatiiv-punase koalitsiooni ajal vaibumatult. Näete, edasi läheb. Igaüks, kes arvas, et rohelise partei osaluse lõpp valitsuses tähistab pööret, vähemalt kliimahulluse mõttes, peab valmistuma kibedaks pettumuseks. Sest kõik kartellierakonnad järgivad kliimareligiooni, dogmasid ja toetavad seda poliitikat, ohverdades viimaseidki terve mõistuse jäänuseid kliimafanatismi altaril. Nii et mõelge, mis see on fanatism, uusmaa, dogmad ja samal ajal, kui Saksamaa majandus katastroofiliste kliimaeesmärkide üüratute energiahindade, liigse bürokraatia ja kõrgete maksude all ägab ning immigratsioonist ülekoormatud pensionäridele ja sotsiaalkindlustusseltsidele sotsiaalkindlustussüsteemis raha ei jää, voolavad tohutud summad mitte ainult Ukrainasse, vaid ka rahvusvahelisse kliimaabisse. Eelmisel aastal voolas sellisesse hullumeelsesse projektidesse kokku 11,8 miljardit eurot, millest 6,1 miljardit eurot pärines eelarvevahenditest. Näete, 6,1 miljardit oleks saanud vanurit toetada, kui olete valitsuses, siis teate, see on ju riigieelarve või. Ja samal ajal, kui valitsevate parteide poliitikud kurdavad, kuidas niinimetatud kliimakaitse, need kõik kaitsevad kliimat, on ikka näha need kaitsevahendid, et kui see on ära kaitstud, mida siis saab kaitsta. Väidetavalt tähendab, et tuleviku julgeolekut ja majanduslikku stabiilsust. No tähendab, näitavad näited üle maailma, et see roheline zombimajandus pole ilma valitsuse toetuta isegi kaugelt elujõuline. Lisaks põhjustab tuule- ja päikeseelektrijaamade laiendamine üha suurenevat elektrivõrgu ebastabiilsust ja järsult tõusvaid elektrihindu, sest tuleb ehitada kallis paralleelne infrastruktuur tavapäraste elektrijaamade ja täiendavate elektrivõrkudega. Nii, tuleme siis suuremale ekraanile. Kokkuvõte on lihtne, näete ise, CO2 on ikka väetis ja need ülejäänud kliimahullused, raha kulutamine, see on mõttetus, aga lollidelt tulebki ju raha ära võtta. Aitäh sulle, Andres, väga hea ja sisuka ettekande eest. Sind kuulates tekkis mul kohe mõte Eesti peale ja Eesti on nüüd ju läinud kõigi nende, ütleme, projektidega, mis on tegelikult noh, hukule määratud, läheb kaasa ja nad raiuvad, isegi kui igalt poolt tulevad siis nii-öelda signaalid, et et see kõik on nii-öelda hoax ja on vaja nagu pööre teha, siis Eesti ei tee. No kasvõi, no okei, siin on see kliimapööre on ju ja Ukraina sõda täpselt sama asi. See on samamoodi äri, see on relvatööstus, kõik noh, see on business ja kõik meie oma Eesti rahva arvelt, meie sisuliselt, meie oma rahvas peab need läbikukkunud projektid kinni maksma, et ja ma ei kujuta ette. Ja noh, ja me oleme väike riik ja kui suured riigid, noh, see ongi nagu on väike laev ja suur laev, et no väikest laeva nagu annab kiirelt ümber pöörata, aga näiteks kui noh, Saksamaa suurust riiki, kes on läinud sihukeste projektidega kaasa, seda poliitilist suunda on nagu väga raske ümber pöörata, noh, nagu suure laevagi puhul, et. Aga siinkohal
Vaatame edasi, milliseid küsimusi siin siis veel meil on. Kas Trump ütles ÜRO-s, et kliimapettus ja avatud piirid on lääne enesetapp? Kas Rooma paavst võib ka jäätükid õnnistada? Palun, Andres. nii, jätkame siis selle teemaga. Need küsimused on väga uued ja väga head, sellepärast ega palju ei ole ju räägitud, mis see Trump seal ÜRO-s rääkis. Põhirõhk on meie sellel laial ja suurel ERR-il ja muudel Delfidel ja suurel massimeedial on sellest, et käib Trump igal pool kirub oma suurt äripartnerit, ütleme niimoodi. Miks ma nimetan Venemaad äripartneriks? Sellepärast nad kirjutasid suured paberid alla nii tuumaenergia arendamiseks. Seda võite kontrollida ja vaadata ka eelmistest tehnokraadi saadetest ära, et see on nendel praegu hädas. Kütust on, nad ei rikasta, praegult on tehased on seisma jäetud. Ja praegult ongi see minek, et saaksid need viimased Saksa teadlased, kes tahaksid uute Saksamaa tuumajaama käima panna, need ära rakendada Ameerikas. Sellepärast seal ei ole ka võtta, see migratsioon ja kõik ja kupatus on nii üle läinud. Ja võtame siis slaidid lahti ja vaatame, mis siis ta tegelikult seal rääkis. Kui palju seal oli. Nii, ja näete sellest, kui palju meil siin laiasti on räägitud, kui Trump käis ÜRO-s. Põhiteemal oli tal kaks asja, ülejäänud nii moka otsas ütles, seal siia-sinna see sõda ja tee sõda, need on äriprojektid, aga ta ju kui valiti, siis ta ütles Trump üle kõige, et Trump ja Saksamaa uuesti tugevaks. Ma mäletan sellist asja, aga keegi sellest enam räägib, nad arvavad, et on tühi sõnade kõlks, võib-olla temal selline pool olemas. Ja näete, mis ta siis ütleb. Donald Trump ründas ÜRO Peaassambleel avalikult globaliste, neid kliimapöörajaid. Need on globalistid, mitte ärimehed. Ärimehed sinna ei tule ja ta siis ikka räägib, et aitaks, teeks ikka äri. Õieti saab ka äri teha, mitte kasiinos ainult valesti mängida. Ta lõpetas USA-s valitseva ärkveloleku hulluse, näete, ja kuulutas Antifa terroristlikuks organisatsiooniks. Siin ei ole ei Ukrainast, ei ole Venemaast juttu, näete, see Antifa on ülemaailmne selline raha kulutamine ja läbimõeldud. Ta nimetas inimtegevusest tingitud kliimamuutusi ajala suurimas pettuseks, palun. Seda hullust järgivad riigid hävitavad oma majandust, avatud piirid ja ebaseaduslik massiränne viivad ühiskondade enesetapuni, suitsiidini. Ja Euroopa Liit ei näe seda ise. Ta ütleb seda lõppu, oma lõppu nagu ei näe. No ega kui seal on noored naised, günekoloogid ja Eestist läinud noored naised, ega neil veel terviserikkeid nii palju ei ole, et kondid valutaks või midagi sellised liigesed. Minul on need valud iga päev ja ma lohutan ennast sellega, et kui mul hommikul midagi ei valuta, tähendab ma elan. No, aga Euroopa Liit ei näe, et enesetapp tuleb just sellest lollustest, mida nad teevad. Ja näed, selle arvamuse on pannud kokku Chris Weberi, tegi sellest kokkuvõtte. See kõne tähistab pöördepunkti. 23. septembril 2025 pöördus USA president Donald Trump New Yorgis toimunud ÜRO Peaassamblee 80. istungjärgu poole. Vaadake, 8 on päris hea number. Kui nüüd tuleb järgmine istung, siis on 81, mõelge, see moodustab numbri 9 ja mis 9 tähendavad, katsuge mõelda. Ta rõhutas riiklikku suveräänsust
ja lükkas tagasi globalismi. Oma kõnes hoiatas ta ärkveloleku poliitika ohtude eest. Kogu aeg peame ärkvel olema ja kogu aeg kedagi taga ajama ja USA väljus massilise migratsiooni ja energiapöörde poliitikast. Ta nimetas kliimamuutusi pettuseks ja kelmuseks. Näete, ta ütles otse ära, kui tulite ikka kasiinosse mängima, siis teate, et seal kelmid on olemas ja teid petetakse, aga kui te tahate lolli panna, siis pange. Riigid, mis järgivad rohelise energia pettust, hukkuvad, need ta ütleb otse. Ma ütlen teile, et kui te ei pääse rohelise energia pettuse, siis teie riik ebaõnnestub. Ta rõhutas, et kogu globalistlik lähenemine, mis sunnib edukaid tööstusriike endale kahju tekitama, tuleb tagasi lükata. Kogu globalistlik kontseptsioon, mis nõuab edukalt tööstusriikidelt endale valu tekitamist ja kogu ühiskonna radikaalset hävitamist, tuleb täielikult totaalselt tagasi lükata ja see peab toimuma kohe. Näed, kui suur riik, siin eelmine need ütlesid, saatejuht ilusti ütles, et väiksel laeval on lihtsam pöörata kui suurel ringi. Need suur ütleb, kuule, paadid, tõmmake mu kõrvast minema, ma upun võib-olla ja tõmban teid kohinaga kaasa, et laske natuke järvi, aga ma olen õige kapten, ma ei lase sellel suurel ka uppuda. Nii et näete ise, mis ütles. Ja näete, mida ütleb Trump migratsiooni kohta. Siit võite kõik panna kõrva tahale, need on nii olulised, kui te tahate üldse ellu jääda siin Euroopas ja otsida neid euroopalikke väärtusi, õpetab ju väikseid. Trump oli migratsiooni küsimuses ühemõtteline. USA on peatanud ebaseadusliku immigratsiooni. Mitte ükski ebaseaduslik varjupaigu toetleja ei tule enam USA-sse. Vaadake vahepõikele ka, mis ta ütles ka, kes sõimab ja teeb siin ikka tralli, eestlased ka, nemad ei saa ka sinna USA-sse enam ka reisule sõita, kui nad kiruvad seda USA poissi. 4 kuud järjest on meie riiki sisenenud, vaadake, ja vastu võetud ebaseaduslike immigrantide arv olnud 0. Vaadake, kui palju, 4 kuuga ta sai sisse toodud või tõi. Meie sõnum on väga lihtne. Kui tuled ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikidesse, lähed vangi või lähed tagasi sinna, kus tulid. Mäletate? Kui meie saaksime ka selle otsese süsteemi sisse võtta, vaadata ikka need dokumendid üles ja meil saaksime ju sinna Tartu vanglasse ka poisid koha pealt võtta, ei ole vaja ju kusagilt Rootsist ja neid kohale kutsuda või säkkida nendega ühtepidi või teistpidi. Mõelge ise, näete, kus tuli. Ta kritiseeris globalistliku migratsioonisüsteemi kui tõelist kurja osaliselt seetõttu, et see soodustab laste smuugeldamist. Iga süsteem, mis viib laste massilise inimkaubanduseni, on oma olemuselt kuri. Ometi on globalistlik rändeagenda just seda teinud. Näete, mille pärast põhiliselt on laste eluorganid, doonarlus, nad ei ole, kodu ei ole ja nii edasi. See on õudne. Avatud piirid täidavad riikide vanglad kurjategijatega, kes tasuvad peavarju ja igakülgse hoolduse eest kuritegevusega. Näete, nad teevad pahandust ja siis saavad peavarju. Kui teie vanglad on täis niinimetatud varjupaiga taotlejaid, kes tasusid lahkuse eest kuritegevusega, on aeg lõpetada avatud piiride ebaõnnestunud eksperiment. Iga riik peab oma piire kontrollima, et säilitada oma ainulaadsus. Me ei taha enam eestlased ka ainulaadsed olla või tahame või kuidas te olete selle läbi mõelnud, kui te nüüd lähete valima samaseid nägusid, nad on kõik ilusti ära kohendatud, kortse neil ei ole, 30 aastat kogu aeg sileda näoga seal.
ja valiti teda ja kuigi te teate, et 30 aastat on siin nii jamas olnud, no mõelge. Maailm teeb nii ilusaks see, et iga riik on ainulaadne, aga selleks on, et see nii jääks, peab igal suveräänsel riigil olema õigus kontrollida oma piire. Trump süüdistas ÜRO-d sissetungide rahastamises nende peatamise asemel. Palun väga. Meile ühendati mitte väga ammu ja mäletate politsei ja piirivalveamet, aga nad võiks ju uuesti lahti teha. Politsei tegeleb linnade sees, aga piirivalve tegeleb piiride kaitsmisega ja vaatab dokumendid üle, kes tuleb ära kontrollida saab, see võtab nõuet, sest paljud nagu räägivad ka, et kui tuleb ka Ukraina passiga, see pass on kusagilt nagu ostetud või ei ole, et need passid ja dokumendid kõik üle kontrollida, on ta sellest rahvusest, on ta häda oma, aga võib-olla ta tuleb suurema rahakotiga, nagu siin mõned aastad tagasi, kui piiri pealt võeti kapott lahti, oli raha täis seal ja siin mõni aasta-paar, kui see sõda algas või oli, siis sai Montenegros käisin, siis ma vaatasin, päris uhked džiibid olid Ukraina märkidega, sõitsid seal kohapeal ringi sõja ajal. Noh, teine pool, mis on ka, hakkab mulle silma nagu on, et need laskesuusatajad Ukrainast päris hästi lasevad ja suusatavad ja täpsed, et neid ei ole ka sõjas vaja, et kas midagi on segamini või. Nii, lähme siis edasi ja näete, ja USA veel toob fakte ka juurde. Ta on nimetanud Antifa kodumaiseks terroristlikuks organisatsiooniks. 22. septembril 20 täiendatud täitesaadev korraldus, vaadake korraldust ka, kuulutab Antifa militaristlikuks anarhistlikuks rühmituseks, mis püüab valitsust kukutada. Trump eskaleerib oma kriitikat ÜRO ja teiste globaalsete institutsioonide suhtes. USA-s ei hellitata enam kliimaaktiviste ja tuulikuid ei rahastata enam maksumaksja rahaga. See on läbi. Mõelge nüüd, kas see on hea uudis nende pool või ei ole. Ja võin öelda ka, et kui vaatate edaspidi, siis järgmistes saadetes vaatame, kuidas Ameerika oma tuulikuid õhku laseb ise. Pikkamööda kukuvad ja filmivad seal, et asi toimib. Nii et pidage mõtet ja vaadake rahaga. Euroopa poliitiline klass üritab teeselda, et midagi pole juhtunud. Peale kurjade parempoolsete parteide pigistavad nemad silmad ja kõrvad kinni. ÜRO Peaassamblee president Angela Baerbock, mäletate, kes ta oli, korralik kliimapööraja, kuulas Trumpi kõnet. Need otsekohased sõnad pidid talle füüsilist valu tekitama. Baerbocki Saksamaal muutuks see tõenäoliselt vihakõneks, vaenu õhutamiseks ja deinformatsiooniks. Vaadake, me ka tahame Saksamaa olla, tahame oma vihakõne seaduse sisse võtta ja nii edasi. Näete, aga kuna ta oli ÜRO-s, siis ta ei saa Trumpi kuidagi kurjategijaks tembeldada. Trump hoiatas selgelt, et riigid hukkuvad, kui nad ei lõpeta vasakpoolse rohelise ärkamise hulluse ajamist, ebaseaduslikku massirännat, majanduslikku hävingut kliimamuutuste nimel. Loodetavasti tulevad ka Euroopas võimale poliitikud, kellel on tahe Euroopa suitsiid ära hoida, enne kui on liiga hilja. Nii et mõelge, kui te olete ka siin Euroopas, et siis võiks nagu valida sellised poliitikud, kes jagavad, on tehnokraatliku mõtlemine, teavad, et talvel on vaja lund lükata ja mitte lehti korjata ja nii edasi, nii edasi. Nii, lähme siis edasi ja nüüd on päris huvitav küsimus on tulnud, näete, kas Rooma paavst võib ka jäätükki õnnistada. Näete, pilt on jälle võetud sealt Report 24 Vatikanis, näete, jäätükk on pildi peal siin suurelt ja hoiab kätt peal, mida ta ütleb, mina ei tea. Aga vaatame, mida kirjutavad need, kes seal koha peal olid.
kahjuks pole see satiiriline pilt. Roomas toimunud keskkonna entslüptika, nagu seda rasket sõna saab öelda, see on paavsti ringkiri lihtsalt. Laudato Si 10. aastapäeva tähistaval mälestusüritusel väljendas paavst Leo 14 nördimust kliimareligiooni pilkamise üle. Näed, ta ei luba kliimareligiooni pilgata. Noh, aga kui ta seda kliimareligiooni pilkab, siis ta oleks nagu looja vastane. Võtke ära see kolm, mis siin pilt on, see kolmainsus üleval, looja, Jumal on keskel, et looja ei ole seda kliimat siin teinud, siis on natukene väga kahtlane see värk. Kuna ma olen matemaatik, siis ma mõtlen natukene, või see matemaatik, tehnokraat, mõtlen natukene teistmoodi, mis põhjusel. Ja kutsus üles rohkem tegutsema ülemaailmse üleküpsetamise vastu. Need kõik küpsetavad ja või kuumendavad seda maailma. Seejärel asetas ta sümboolselt käe sulavale jäätükile. No siin oli olnud ka isegi külmkappi all, et see sulas tema käe ja muu ruumiga ära. Paavst oli varem kritiseerinud USA valitsuse immigratsioonipoliitikat, kirjeldas seda kui ebainimlikku. Ta väitis ka, et surmanuhtluse toetamine paljudes USA osariikides on vastuolus tervikliku sõnaga elu, et ela kuidas tahad, sina võid tappa näiteks surmanuhtlusega seal teisi inimesi hunnikus, sest see on sõna elule, sinu elule, aga teised on siis ei sõna. Vot ma ei saa aru, katsuge mulle see kuidagi selgeks teha lollile tehnokraadile. Kui tapan teisi ära, see on elu või ei ole, või siis ma ei pea karistada saama. USA valitsus suhtus sellesse rahulikult. Näete, ma pean ka rahulikult suhtuma, kuigi ma ei ole valitsus, aga ma küsin teie käest, kas teist jäi keegi rahulikuks praegu või ka natukene hakkas seest keerama. Kolmapäeval Roomas Laudato Si entsalüktika aastapäeval ilmus Leo 14 vastama Donald Trumpi kõnedele ÜRO-s, kus too oli kliimapettuse põhjalikult ümber lükanud. Vaadake, ütlen teile ette, see sinine kriipsetatud pilt ongi see eelmine Trumpi kõne. Sealt ma selle tõlkisin, et teil oleks lihtsam. Paav kahetses, et mõned riigipead ja valitsusjuhid eitavad ilmseid kliimamuutuste märke, naeruvääristades seega neid, kes eitavad kliimamuutusi. Ta kutsus inimesi üles võtma maa ja vaeste nuttu tõsiselt. Ma olen ka vaene, aga ma ei oska nutta. Või te oskate? Ning seadme endale siduvad kliimaeesmärgid. No vot, te peate ka siduma endale kliimaeesmärk ära. No, ma ei tea, kuidas see on. Ilma eesmärgist ma oskan teile nõu anda. Nii et ta peaks rääkima ka sellest eesmärgist. Globaalse halvenemise ärahoidmiseks peavad kõik võtma aktiivse rolli ja avaldama poliitikutele survet. Vaja oli vaid ökoloogilist pöördumist, mis muudab nii isiklikku kui kollektiivset eluviisi. Ta ei tahtnud seda ilmselt nimetada suureks lähtestamiseks, aga just seda ta propageeriski. Paavst ei suutnud lõpetada kliimateaduse naeruvääristamist. Kahjuks näitas paavst ise ürituse ajal, et tegemist on tegelikult kliimareligiooniga. Tal ei ole enam usku Jumalasse, aga tal on vahetanud religiooni, tundub mulle niimoodi. Religiooni saab võtta, igasugused sektid on olemas, baptistid ja nii edasi, nii edasi. Ta tegi täpselt vastupidist, asetas käe laval olevale tilkuvale jääblokile, justkui õnnistades seda, kutsus ta sotsiaalmeedias esile maksimaalse naeruvääristamise ja põlguse. Samal ajal, kui seejärel kliimapalveid loeti, lautati lava ees vahekäigus lahti sinine lina, mida konverentsil osalejad seejärel jõuliselt raputasid.
ka see ei aidanud vaatajaid seda absurdset ettekannet tõsiselt võtma. Kohal oli väidetavalt umbes 1000 inimest. Näete, kui palju aitajaid. Ja üks neist oli endine vaktsineerija Arnold Schwarzenegger. Vaadake, millal ta propageeris seda vaktsiini, kuidas ta süstis. Siin on see kriipsuga peal see pilt olemas. Nii et oleme tagasi, ei hakka pikalt panema, see saade võib-olla tuleb päris pikk, aga ma arvan, et ta oli oluline. Siin ma ütlen kohe ära, ma ei alandanud ega ei naeruvääristanud, ei usuvärki, aga vaadake, kui sellised euroopalikud väärtused tulevad Euroopast, siis see Euroopa laguneb samamoodi nagu lagunes kunagi suur Rooma impeerium. Aitäh sulle, Andres. Täiesti nõustun ja nõustun ka Donald Trumpi väidetega. Noh, see ongi nii, lihtsalt see ongi nii. Aga sa puudutasid siin politsei teemat ja ma tahakski nüüd, mina näen seda, et näiteks politsei, siis on meil see nii-öelda päästeteenistus ja Kaitseliit ka. Et sinna nüüd politsei ja päästeteenistusse on lisatud palju vabatahtlikke. Ja mina näiteks isiklikult näen, et kui politseis on nii-öelda vabatahtlikud ja neile nüüd antakse ka siis nii-öelda volitusi juurde, siis politsei enda professionaalsus langeb. Sest vabatahtlik tähendabki seda, et seda kõike tehakse oma põhitöö kõrvalt. Ehk siis kui sa teed seda kõike põhitöö kõrvalt, siis see on hobi ja seda ei saa teha nii-öelda 100% pühendumusega ja pluss veel sul jääb vajaka kogemustest ja ka koolitusest, sest näiteks politseid on ju õppinud Paikusel, nad on läbinud nii-öelda politseikooli, aga vabatahtlikud ju seda teinud ei ole. Ja nemad siis ammutavad oma teadmisi siis nii-öelda politseinikega kaasas käies. Ja kui politsei nii-öelda professionaalsus hakkab kannatama tänu sellele, et kaasatakse liiga palju vabatahtlikke, siis oleme peagi jälle silmitsi näiteks nagu Aeska tulistamise juhtumiga, kus tapeti ebaprofessionaalsuse tõttu kinnipeetav. Aga seda toona ei teinud vabatahtlik, vaid peaks olema professionaalne politseinik, kes oli äsja siis koolist väljunud, kas aasta või midagi niukest. Ja seal olid juba probleemid, aga mis siis juhtub, kui on vabatahtlikud on samas situatsioonis, et siis ju täiesti karahuul. Aga jah, siinkohal kõik. On küsimused on otsas ja ma arvan, et kõike head ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.